lugupeetud leiutajad, hõõruge silmad läikima ja vaadake, mis on täna meie leiutajate külal teile öelda. Kea, mida me tegema hakkame? Me hakkame tegema astmelist istutuspotti. Ehk niikaua, kuni astmelist tulumaksu ei ole, saab teha endale astmelise lillepoti või? Ja, täpselt. Väga hea. Ma saan aru, et see on nii-öelda baas ja nüüd hakkab siit kärkima peale. Et idee on selles, et oleks vaja vähemalt ühte potti, mis oleks teistest suurem ja ülejäänud potid peale alumise poti peaks olema plastmassist, et kas neil juba oleks põhjas augud olemas või saaks augud lõigata. Ma näen, et sa oled praegu piisavalt muldsete kätega, nii et sa saad juba alustada. Ja, täpselt. Ja toigast, mis oleks siis hästi tugevalt selles kõige alumises potis kinni. Nii. Nii. Ehk need, kes tahavad nagu sellist püramiidi, saavad teha seda väikesemas koduformaadis täpselt sama. No näiteks, kui rõdul ei ole palju ruumi, jah? Nii. Ja siia saab juba panna siis mingit sellist ka, mis üle serva käib, nii et ta haarab enesesse juba terve ümbruse. Nii, väga hea. Kas me paneme ka kohe lille siia või paneme enne mulla? Paneme mulla enne ja paneme siis pärast lille näiteks kõige alumisse ja kõige ülemisse, et on 2 lille praegu olemas. Nii, ja nüüd järgmise poti võiks panna see nii, et ta jääks kuidagi viltu. Kuna meil on see pott põhjast hästi auguline, siis ma panen sükse võrgu põhja, et ta ei hakkaks välja voolama. Ja seda, kuidas pidi neid täpselt siin viltu panna või mis suunas, võib siis igaüks ise otsustada. Ja kui tundub, et looduslikust ilust on vähe, siis saab lasta ka loomingulisel puhangul end loomelainete vetele kanda ja saab näiteks potid ära värvida. Ja, täpselt. Ja iseenesest võib laduda neid ükskõik kui palju üksteise otsa. Nii kui ülemise naabri rõdu vastu tuleb. Täpselt. Võiks olla siis lihtsalt, mida kõrgem ta on, et seda stabiilsem ja tugevam peaks see toigas olema, mis siit läbi torgatud on. Nii, eks ta enam-vähem valmis ongi. Nii lihtne see tegelikult on, aga mis on kõige tähtsam, idee on rabav. Ja sellest saab teha väga lihtsalt oma pisikese koduaia, alla istutada tomatid, järgmisele kihile maitsetaimed, üles lilled ja polegi tervet kasvuhoonet vaja.